eest, mis meil selles koosseisus on olnud. Täna on 49. volikogu istung. Kui nüüd erakorralist 50. ei toimu, siis me sellega tõenäoliselt piirdumegi. Aga ma usun, et kõik me oleme andnud endast parima ja ma saan aru, et need volinikud, kes on endast kõik andnud, nemad enam ei kandideeri ja need, kes kõik ei ole andnud, need kandideerivad ja suudavad ja tahavad veel panustada. Minu arvates on 4 aasta jooksul Viljandi linn päris hästi arenenud ja siin on meil kõigil oma panus, aga ma tahan siinkohal tunnustada kõiki linnainimesi, ettevõtjaid, kodanikuühenduse esindajaid, kes aktiivselt on ju panustanud ja ka, ma arvan, Eesti riigi kohalolek Viljandi linnas on märkimisväärne. Nende riigiasutuste tegevus on kujundanud Viljandi linna ja kujundab, ma loodan, ka tulevikus väga jõuliselt ja oluliselt, et see kõik on ju see, mis Viljandi linna vaimu ja füüsilist keha kujundavad. Nii et kõigile suur tänu selle koostöö eest. Aga tänane selle koosseisu istung on küll viimane, aga siiski töine. Ja seetõttu ma tahaks rääkida ka natukene töistest asjadest, mis võib-olla kõik nii rõõmsad ja roosilised ei ole. Kõigepealt ma väga loodan, et järgmine volikogu koosseis, ükskõik kes seal siis saavad olema ja milline saab olema see jõudude vahekord, väga tõsiselt mõtleb korralduslikult volikogu töö peale. Mina ise arvan, et see kombineeritud töövorm, jah, ta peaks meil korras kindlasti olema, selleks, et kui on epideemiad või on üksikutel saadikutel väga mõjuv põhjus mitte osaleda füüsiliselt siin istungil, siis on see igati põhjendatud, aga üldjuhul peaks see toimuma ikkagi füüsiliselt. Ja komisjonide puhul ei näe ma üldse mingisugust põhjust, et see peaks olema mingisugune kombineeritud või virtuaalne variant, kui ei ole tegemist eriolukorraga. Ja küllap komisjoni liikmed erinevates komisjonides ise ka tunnetavad ja viimane sotsiaalkomisjoni koosolek, mida ka Sakal on kajastanud, on minu arvates üks ilmekas näide, mis seda niisugust ebamugavat ja ebapraktilist vormi veel kord kinnitab. Nii et uuel volikogul kindlasti tasuks mõelda sellele töö korralduslikule poolele. Ma neid väiksemaid asju ja detaile ei hakkaks siin praegu lahti rääkima, aga minu arvates on seal veel asju, kuidas me saaksime oma tööd efektiivsemaks muuta. Ja täna on meil päevakorras ka komisjonide põhimääruste kinnitamine. Eks uus koosseis tuleb ja peab niikuinii sellega uuesti hakkama tegelema, sest et kõikides koosseisudes on ka komisjonide nimetused, sisu ja ka arv muutunud, nii et kas järgmine koosseis jätkab täpselt samasuguste komisjonidega, samade ülesannete ja sama arvuga, me ju seda ei tea. Aga ma tahaksin siiski ka rääkida linna jooksvast elu korraldamisest, kus raskuskese on eelkõige linnavalitsusel, aga volikogu on alati kaasosaline ja ka kaasvastutaja ja kui ma seda loetelu loen, siis on minu arvates see kõige suurem Viljandi linna probleem, see on linna juhtimine. Nii nagu ma ütlesin, ma arvan, et linn iseenesest on päris hästi arenenud, väga palju on juhtunud ja väga palju on ka teoksil ja pooleli, mis kõik realiseeritakse. Aga kui me ainult märksõnadena nüüd mõtleme asjadele, mis on linnavalitsuse pädevus otsustada, korraldada, siis maadluskeskuse teema, mis on aktuaalselt üleval ja ma ei tea, kuidas seda lahendusega saab, ei hakka seda laiemalt rääkima, aga see on olnud üks väga ebaõnnestunud saaga. Ja siin ei ole ainult objektiivsed põhjused, siin on ka väga palju valesid otsuseid, tegemata jätmisi, võib-olla ka isikute vahelisi pingeid ja vastuolusid, mida ei peaks olema, eriti avaliku võimu teostamise puhul. Aga ma loodan, et lõpuks leitakse siiski lahendus, mis on perspektiivile mõeldes ikkagi niisugune, kus nii maadlejad saavad jätkata, noored saavad jätkata ja linna mainet rohkem enam ei kahjustata selle teemadega ka üleriigilise meedia veergudel. Noortekeskus, tuletan meelde, et väga kahetsusväärne, kui linnavalitsuse liikmeid
ei ole informeeritud, mis seal toimub, ei tea seda, et hoone omanikud on valmis rendilepingut jätkama, ei oma ülevaadet sellest, et need unikaalsed külastused, kes need tegelikult seal on, kui palju on linnast või väljastpoolt linna, sellist ülevaadet üldse ei olegi. Samal ajal mitmete teiste organisatsioonidega käitutakse niimoodi, et peetakse täpset arvestust ja öeldakse, et kui ei ole linna inimene, siis me ka ei rahasta ja vähendame selle või teise organisatsiooni linnapoolset rahastamist, sest sel käivad inimesed väljastpoolt Viljandi linna, aga näete, noortekeskuses selline arvestus üldse puudub. Saun, kes mäletab ilma asjaosalisi kaasamata, püüame selle sulgeda, ka volikogu liikmed said teada sellest leheveergude kaudu, ma arvan, et ei ole mõistlik asja ajamine. Raamatukogu Nukuteater, omaette saaga, tuletan meelde siin ka linnavalitsuse liikmetele, ma küsisin teades ja olles kuulnud, et seal on probleemid, et Nukuteatri hooaeg ei käivitu õigeaegselt, öeldi ei, probleeme ei ole, kõik käivitub ja siis, kui selgus, et ikkagi on probleemid ja õigel ajal ei käivitu hooaeg, siis hakati sellega ka tegelema. Aga sellest, et raamatukogu Nukuteater sellisel kujul kõik ühte kokku viia, tekitada pingeid, lõpuks ei tulnud sellest plaanist ka suuremat asja peale suure tüli ja pingete. Männime ühistutega vägikaika vedu linnavalitsuse poolt ja kahjuks lõpptulemusena püsikulude suurenemine, väga rumal lahendus. Et aastaid ühistu territooriumit, mis oli avalikus kasutuses, linn hooldas ja haldas, lükkas lund, parandas auke, järsku leiti, et me sellega enam ei jätka, suleti ühistute poolt, oli sunnitud sulgema see liiklus ja millega see siis lõppes? Ühistule jäid kulud seda tänavat hooldada, nii et ta siis enam transiidina ei toiminud. Linn tegi täiendava investeeringu kõrvale nii-öelda, ma ei tea, kas ajutise või mis tänav see siis ja tee see siis nüüd on, ja linn hooldab seda, nii et mõlemad said endale tee hooldada, püsikulud jäid mõlemale suuremad, kes võitis lisaks investeeringukulu. Et ei olnud väga nutikas lahendus, mõeldes ka Viljandi rahakotile. Pala linna kooli halli rahastamise lugu väga näotu. Taotleme, arutame volikogus, linnavalitsus tuleb hea plaaniga välja, ütleb, et meie taotlus kiideti heaks, aga meil on mõistlik loobuda, me saame suuremat raha taotleda, et teha suurema joonelisemalt seda halli soojustamist ja ümberehitust. Saame ka sealt positiivse otsuse ja siis ütleme lõpuks, et aga tegelikult me seda ei vaja, sest see üldse ei tasugi ära, see tasuvusaeg on nii pikk, et selle projektiga ei ole mõtet üldse edasi minna, see on täiesti mõttetu. Oleme saanud 2 korda taotleda, 2 korda heakskiidu ja eks heakskiitjad ka Tallinnas vaatavad, et mis imelik omavalitsus see selline on. Valoaja, ma ei tea, sotsiaalselt tundlike inimeste või nii nagu rahvasus öeldi, joodikute puhkeala tegemine ja selle võluväel kadumine. Investeerimise tegime ja sinna ta läkski. Jäähall on jällegi aktuaalne, täna hakkame arutama, ma loodan, et me teeme lahenduse, aga ma tuletan meelde, kolleegid, mina tõstatasin selle enne hooaja algust, et meil on hoonestusõigusleping ja meil on olemas leping, mis sätestab, millal peaks hooaeg algama, hooaeg ei alga siis õigel kuupäeval, miks ta ei alga, ei ole väga praktiline, aga kui me aastast aastasse seda lepingut ei täida, muudame siis seda lepingut, viime tegelikkusega kooskõlla, midagi ei juhtunud, nüüd me kiirkorras kustutame tuld natukene teise nurga alt. Aga juba siis oleks võinud tegeleda intensiivsemalt selle lepinguga ja selle halliga. Ei tegelenud. Kahju. Trepimägi. Jällegi lihtsalt ei ole mingi strateegiline küsimus. Me teeme hanke, head plaanid, korjame ka toetajate abil raha, et see korda teha, siis lammutame ta kiiresti ära ja kõige suuremateks linnasündmusteks, sealhulgas ka pärimusmuusikafestival on seal lihtsalt üks vall. Ei ole uut treppi, ei ole vanat treppi. Ja nii seisab see mitu kuud. Mõistlik oli siis rääkida võitjaga läbi, kes ehitust teostab, et 2 nädalat hiljem, vähemalt peale kõige suuremaid Viljandi linna üritusi, siis see trepp lammutada. Nii kaua oleks olnud mõistlik seda treppi seal säilitada. Jooksva asjaajamise ja linna juhtimise küsimus.
ja aeg on piiratud, aga seda loetelu, kahetsusväärselt seda loetelu võiks väga pikalt jätkata. Seda võiks väga pikalt jätkata. Ja need ei ole valdavalt suured strateegilised volikogu küsimused. Need on jooksvad igapäeva Viljandi linna elu korraldamise küsimused ja juhtimise küsimused. Ja viimane näide on kogu see liikluskorraldus, mida me oleme siin arutanud ja mida ma loodan, et järgmine volikogu kindlasti väga tõsiselt kaalub, mõtleb. Nüüd on haigla ka valmis, vaatame ka, mis talvel juhtub, talveolud ära ja seda tuleb kindlasti muuta. See ei ole mõistlik linnakorraldus, alates parkimisest, liikluskorraldusest ja nii edasi. Kindlasti ei saa ja ei pea peale pöörama, et iga liikluskorraldus, inimestel on omad harjumused ja nii edasi, et seda teha ei saa, aga seda on kindlasti vaja mingis ulatuses muuta. Ma lihtsalt tegin mõned pildid siin ja see on nüüd Viljandi pärimusmuusika festivali ajal tehtud pildid ja vaadake, 2 esimest pilti peaks olema sellest turuparklast või haigla esisest parklast, et see oli tegelikult, ma ütleks isegi 2/3 tühi. Ja see oli enne seda, kui haigla aktiivselt oma kolimist sinna sisse alustas ja see kolimine toimus. Ja samal ajal, kui te näitate tänavapilte, mis siis juhtub, tänavad olid kõik umbes. Tänavad olid kõik umbes ja kes Sakalat loeb, siis politsei kurtis, et väga palju oli probleeme ja tal tuli lahendada ka tülisid ja arusaamatusi, mis puudutas tänavatel parkimisel. Meil on linna ehituslikult välja ehitatud parklad parkimiseks, mis on pooltühjad, ja tänavad liiklemiseks, mitte niivõrd parkimiseks. Loomulikult on seal ka parkimisvõimalus. Ja mida me siis teeme? Isegi folgi ajaks ei olnud meil nii palju paindlikkust, haigla ei olnud käivitunud, et teeme siis nendeks päevadeks. Et inimesed, kes ka tulevad turistidena, külalistena folgile meie suurüritustele, saavad sinna parklasse paigutada. Siis oli see 2 tunni reegel jätkuvalt veel esialgselt, eks ole, et rohkem ei saanudki. Nüüd on seal võimalik tasu eest olla pikem. Et me tekitame ise täiesti ebamõistliku olukorra. Kui me ei suutnud kokku leppida strateegiliselt, siis oleks võinud vähemalt selle ürituse ajaks olla paindlikkus, et selleks ajaks on seal parklas võimalik kõigil külalistel parkida. Ja minu pärast ka veel teistes parklastes, mitte tänavaid ummistada täis. Ka jooksev asja ajamise küsimus ei ole strateegiline linnajuhtimise küsimus. Ja kui sellest parklast üldse rääkida, siis mäletate seda vägikaikavedu haigla ehitajatega, osade firmadega, kes taotlesid ja lõpuks siis, kui haigla hakkas peaaegu valmis saama, siis linnavalitsus jõudis sellele järeldusele, millise ettepaneku tegid ehitajad kohe, et lihtsalt eraldage üks väikene territoorium, kuhu siis need töötajad, kes haigla juures tööd teevad, oma autode, tööriistade ja abivahenditega saavad sõita parkida ilma sellist üldist parkimiskorda jälgimata ja trahve saamata. Need on niisugused paindlikkuse, mõistlikkuse, suhtlemise, kaasamise küsimused. Et kahetsusväärselt on seda kohutavalt palju olnud ja ma siiralt loodan, et tulevikus on linna võimudel nii palju paindlikkust, arusaamist, et see linna juhtimine oleks mõistusepärasem, jooksvalt, igapäevaselt. See minu arvates kujundab ka linna mainet ja lõpetuseks ma tahaks selle Tartu ja Lossi ristmikuga lõpetada, et jällegi liiklusvaldkonna saaga, aga kui te vaatate, siis pigem mitte ei ole selliste ümberkorraldustega liiklusohutust suurendatud, vaid on liiklusohutust vähendatud, vaid vastupidi on liiklusohutust suurendatud. Eks ole, suured autod jäävad sinna kinni, kes on sinna eksinud kogemata ja nii edasi, mida GPS juhib ja viib, et miks me sellist asja teeme. Ja ma ei tea, ma lugesin siin 1,5 kuud tagasi, ma usun, et seal ei ole märke vahetatud. Ainuüksi seal ristmikul reguleerib, eks ole, 4 tänavasuunda, seal ristmikul reguleerib 19 märki seda ühte ristmikku. Ja lugege siis veel seda Tartu tänava juppi sealt Tallinna tänavast, seal on neid veel üle 20 ilma, et omanike märke, mis sinna hoovi sisse sõitu reguleerivad. Kohutavalt ülereguleeritud ristmik. Silme eest võtab kirjuks. See ei ole mõistlik. Nii et mina soovin kõigile meile jõudu ja tarkust, nutikust järgmises koosseisus üritada paremini ükskõik, kes seal siis on ja kes linna juhivad. Aga veel kord aitäh teile koostöö eest ja jõudu nendele, kes järgmises koosseisus rahvamandaadiga jätkavad. Aitäh!